Mähkmed Hagis esitleb. Koostöös Perekool EE-ga. Nagu me oleme korduvalt rääkinud, ei ole rasedus haigus, kuid sellegi poolest tuleks raseduse ajal oma tervise eest hoolt kanda, sest et selle kõige eesmärk on ju, et sünniks terve ja tugev laps. 16. nädalat lapseootel Inger tuli ämmaemanda visiidile ja kuna ta ootab oma esimest last, on tal ämmaemandale mitmeid küsimusi. Ka võib-olla kuna mu rasedus on alles algusjärgus, siis ma olen kokku puutunud ka rasedusaegsete vaevustega. Millist nõude sellel puhul annate, et mul ei ole traditsioonilist hommikuiiveldust, küll aga on mul õhtuti aeg-ajalt selline iivelduse tunne, et kuidas selle vastu võidelda või millest see tekib? Rasedusaegne iiveldamine nüüd on ka märk sellest, et su keha kohaneb siis selle rasedusega. Et kuna laps, mis ema kõhus kasvab, on siis nii isa poolt pärit kui ka ema poolt pärit, et pool sellest kõhus kasvavast lapsest on nii-öelda võõras DNA naise kehale. Ja et sellega siis kohaneda, siis raseduse alguses ongi sellised vaevused nagu iiveldamine. Nendel naistel, kes kohanevad raskemini, võib see viia ka oksendamiseni ja see sihuke väsimus ja paha olla tunne, et need ongi tingitud just nimelt sellest, et kasvab keha jaoks võõras organism seal. Ja need vaevused enamasti leevenduvad siis, kui hakkab platsenta tööle, et kuskil 11., 12., 13. rasedusnädalal. Iiveldamise ennetamiseks peaks hoolitsema selle eest, et kõht ei läheks liiga tühjaks ja samuti tuleks tarbida ka piisavalt vedelikku. Vee asemel võib proovida ka näiteks ingveriteed või kummeliteed. Raseduse ajal muutub seedimine aeglasemaks ja võib endaga kaasa tuua kõhukinnisuse. Kõhukinnisust aitavad vältida piisav liikumine ja vedeliku tarvitamine. Üle tuleks vaadata ka oma menüü. Rase naine peab toituma tervislikult ja regulaarselt. Tuleb süüa sooja toitu vähemalt 3 korda päevas. Kõhukinnisuse vastu aitavad ka linaseemned või olulisi oomega rasvhappeid sisaldav linaõli. Pikaajaline kõhukinnisus ja ka sünnituse lähenemine võib endaga kaasa tuua hemorroidid. Nende raviks võib kasutada käsimüügis olevaid kreeme, salve ja küünlaid. Kõhuvalu on ka see, mis mul on siin tegelikult muret valmistunud ja et selline päevadeaegne kõhuvalu tunne. Just üle kogu kõhu. Üle kogu kõhu oli kohe täitsa. Et no selline kõhuvalu on tõenäoliselt tingitud sellest, et emakas läheb pingesse. Et siis on ka ikkagi kõige parem puhata ja jälgida seda, et ei tekiks veritsevat voolust, et kui tekib veritsev voolus, siis tõenäoliselt oleks vaja ravimeid kasutada, et emakast see kokkutõmme või pinge nagu maha võtta. Kui valu esineb puusanukkide läheduses, on see tõenäoliselt tingitud sellest, et emakat kattev ja ühest vaagnaluust teiseni ulatav emaka laiside peab nüüd raseduse kasvades venima hakkama ja võib kohati, eriti seda ootamatute liigutuste ajal, valusähvatustega tunda anda. Raseduse ajal toimub kehas väga palju muutusi ja mõnikord võib nendega kohanemine ka olla veidi raske. Kui keha annab märku, et tuleks aeg maha võtta, siis tulekski seda teha. Puhka rohkem, jälgi, et su toitumine oleks korralik ning tarbi piisavalt puhast vett. Raseduse kulg on igal naisel individuaalne. Ämmaemand aitab sind nõustada, mis seal juures on normaalne ja mis ei ole. Ära karda talle oma muredest rääkida, sest ilmselt on ta kõike seda juba varem kohanud ja oskab sind nõustada. Esimene puudutus, esimene naeratus, esimene kohtumine. Läheb aega, enne kui te päriselt tuttavaks saate. Kel vajab ta kõige enam just sind. Armastav ja hell, kindel ja soe. Esimesed 100 päeva selles maailmas Hagis Newborni abiga.
et tal ja sul algas kõik armastusest